To say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is. Tervist sõbrad, head uut aastat teile kõigile, sõbrad. Aasta kõige tähtsam päev taksojuhile ja tõenäoliselt ka kogu inimkonnale, kogu Tallinna, kogu Eestile, sõbrad, aastavahetus. Üks parimaid aegu, kus teenida lisaraha taksonduses ja ma loodan seda ka täna teha. Sõbrad, ma soovin teile kõige paremat, mis teid võiks oodata järgmises aastas ja loodan, et see kõik õnnestub teil. Sõbrad, ühinege minuga, vaatame, kui palju meil siis õnnestub teenida sellisel tähtsal päeval. Sõbrad, ma olen Kristo ja räägin teile taksondusest. No nii, sõbrad, kell on saanud 00.18 ehk siis 20 minutit peale uut aastat ja vaadake, mis seis siis meil linnas on praegu. Hetkel ei midagi ulmelist ja nagu te näete, ei tule ka ühtegi tellimus sisse. Aga ma loodan, et see kõik muutub lähiajal. Inimesed lasevad oma ilutulestiku ära ja siis võib-olla hakkavad kuskile linna peale minema. Ma absoluutselt ei tea, kuidas see õhtu täna meil möödub, nii et väga raske on midagi ennustada. Vaatame ja loodame parimat. Ma loodan tõesti, et tuleb hea tulemus. Muidu aastavahetus ja selle ootamine muutub täiesti mõttetuks. No nii, sõbrad, esimene sõit on tehtud Mustamäelt Lasnamäele Raadiku tänavale ja koefitsiendiga 1,6. 16 euri koefitsiendiga 1,6. Muidugi, sõbrad, see ei ole see, mida me ootame sellelt õhtult. Me tahame ikkagi mingit korralikku koefitsienti. Kahjuks veel pole midagi taolist näinud ja kui tegelikult vaadata kaarti, ega siis ei ole siin midagi erilist kuskil näha. Aga mis seal ikka, proovime jätkata ja ikkagi loodame, et üks hetk on see koht, kus me saame normaalseid tellimusi maksimumkoefitsiendiga. No nii, sõbrad, megapettumus on tegelikult, vaadake summat. Summa tundub nagu täitsa korralik, aga sõbrad, see on koefitsiendiga 1,7 ja 20 kilomeetrit. Ja ma pean teile ütlema, sõbrad, see on viga. Ja miks ta viga on? Ja sõbrad, ainult ühel põhjusel, et kui te vaatate minu selja taha, siis te näete, et ma olen ei kusagi maal. Tänane õhtu saab olema väga raske, et teenida mingit normaalset pappi. Ma ei tea, kas see õnnestub, kas mis peaks juhtuma, kas lõpuks hakkab mingi normaalne koefitsient olema. Praegu seisuga selle tellimusega ma tegin vea ja ma läksin nii-öelda suure summa õnge. Aga tahaks ju midagi normaalset ka teenida, või normaalset summat saada, kui siis neid sõita seal linnas, neid praegu 5-7 eurosid, mis ma olen tühistanud. Nagu öeldakse, näpud risti ja loodame, et midagi läheb ikkagi paremaks, sest praegu seisuga niimoodi ei saa jätkata. See on uus aasta õhtul ja ma sõidan hindade, mis on nagu tavalisel nädalavahetusel. What the fuck, reis, kas tõesti nüüd peab või kas tõesti isegi sellisel õhtul nagu sa ei saa nagu teenida korralikult. Ma pean veel siit tagasi sõitma 20 kilomeetrit umbes niimoodi, peab see tagasi Tallinnasse minema. Nii et jah, see on totaalne viga ja seda ei tohi rohkem korrata. Ma pean hakkama valima korralikult tellimusi. Nii et sõbrad,
liigume tagasi linna peale ja loodame, et sealt siis midagi paremat ka tuleb. Vot väga huvitav olukord. Panin ka siin samas olles kuskil kuradi paraverses, siis panin sisse Uberi ja Uberi klient on valmis ootama 16 minutit, ma olen 15 kilomeetri kaugusel. Ta on valmis ootama mind 16 minutit, et mitte maksta mingit normaalset hinda kellelgi seal. Ega ta ei telli Uberit mitte sellepärast, et Bolti pole saada, vaid sellepärast, et seal ei ole mingit koefitsienti. Ilmselgelt, kui ma jõuan sinna lähedale, ma tühistan ära selle sõidu. Nii et see Taavi, kes seal nüüd praegu tahab sõita, muidugi ta ei saa seda sõita selle hinnaga. Ja kui ma peaks loll olema peast, kui ma praegu sõidaksin 0 koefitsiendiga Uber X-i, kõige madalamat seda, mis ta on nüüd, koefitsienti, mis kõige madalamat hinde, kõige madalamat kategooriat. No vaatame, mis seal ikka saab. Ma tean, et ma tühistan ära lihtsalt. No lõpuks ometi ma ootasin ära seda koefitsienti 2,8, mida Bolt on lubanud. 5 kilomeetrit, 13.20 ja me oleme Pirital. Muidugi, kui piinlik on seda tunnistada, aga selleks ma lülitasin Basicu sisse. Saate aru, sõbrad, Basicu sisse, et saada koefitsienti 2,8. Kuidagi niimoodi, 2,8 koefitsient ainult Basicuga. Olen Pirital, siin muidugi kõik põleb. Eelnevalt tuli siin ka tohutus koguses tellimusi ja nüüd on muidugi vaikus, kui mina siia jõudsin. Aga ei ole midagi, jätkame, pikk öö on veel ees. Hetkes seisuga väga nüri reisk. No nii, lõpuks ometi reisk, võtsin riski seal samas. No mis kurat, ära nüüd tule, sa ju näed, et jäta mulle ruumi, kurat küll, ma ütlen. Ise samamoodi ei saa siin keeratud reisk. Siin sõiman teist taksojuhti, kolleegi. Aga mis ma tahan öelda? Noh, mis sa nüüd tahad minult? Noh. Nad kurat pressivad mind siin rüüsk. Noh. Ehk siis. Nii, mis ma tahtsin öelda? Võtsin riski seal samas Pirital Haaveneeme juures, panin sisse Bolt kategooria ja pum, kohe sain koefitsiendiga 2,8. Koefitsient 2,8 ja kesklinna arve 33 euri. Väga meeldiv. Neio oli, õpib turundust. Võib-olla kunagi saab väga kuulsaks. Aga see ei oma tähtsus. Praegu seisuga meid ootab käsil on 2,2 koefitsiendiga Bolt kategooria ja kuskile sõpruse puiestele lähme. Nii et vist läheb ikka normaalseks ära see asi. No kurat, küll ressurin välja ka veel. Ja ühesõnaga läheb vist normaalseks ära see asi. No nii, nagu te näete, olen sunnitud panema mütsi pähe. Kõik avavad neid aknaid ja uksi ja kõigil on midagi häda. Nii, tellimus 16.20 ja see oli nüüd koefitsiendiga 2,0. Viga. See oli viga. Tunnistan ülesse, see oli viga. Ei oleks tohtinud 2,0 koefitsienti võtta. Aga mis tehtud, see tehtud. See oli ka kuskilt tondilt võetud, nii et ei ole kõige hullem. Päris sinna 2,8 ei sattunud. Aga siin Havenkakumäel on omad, äkki siit saab mõne tellimuse. Siin on ka kurat punane natukene. Aga muidu peab kesklinna tagasi minema. Natukene siin ootan teen ühe suitsu ja siis kesklinna tagasi. No nii, sõbrad, lõpuks on kätte jõudnud see aeg, kus koefitsient 2,8 on pidev. Kell on 4 hommikul, me oleme oodanud seda 4 tundi, et see juhtuks ja nüüd lõpuks on. Tundub, et Bolt kategoorias ka inimesed juba tellivad 2,8 koefitsiendiga.
aga see oleks pidanud juba kell 12 juhtuma, aga ma tean, et mu sõbrad või mu kolleegid, mu jälgijad on juba teenivad umbes 50 eurot tunnis. Mina kahjuks seda saavutada ei oska. Ma arvan, et mu oskused on roostes. Jah, ma arvan, et selles ongi asi, et ma lihtsalt ei oska seda tööd teha. Aga see selleks, proovime ikkagi võtta maksimumi sellest, mis meile antakse siin võtta. Nii et järgmine 2,8 ootab meid 11 eurot on soolas ja see on kuskil ma arvan 3 kilomeetrine ots. Pole üldse paha. Niimoodi peakski üks aastavahetuse töö välja nägema. No nii, sõbrad, kell on juba 6 hommikul või isegi natukene rohkem. Kutsusin ülejäänud taksojuhid siia kokku, et nad näitaksid, millised teenistused on. Nii et me piilume ka natukene, kui palju siis mina olen teistest maha jäänud. Lähme vaatame, kui palju nad teeninud on. Ei ole probleemi, ne? Esimene meil siis teenis. Nad sellise summa. Võtta, see on nüüd peale südaööd või? Peale südaööd, 0-0-ist. Peale südaööd, okei. No, siis ma küll ei hakka oma tulemusi näitama. Kellel veel tulemused on? Lähen vaatame. Mesa omanik on kõige rohkem raudselt teeninud. Seal on jootraha nagu... Näed. Nii. 245 või? Kuidas see liisingud jõuavad maksta siukste teenistusega aastavahetusena? Mul ei ole liisingud. Sa oled välja ostnud või? Sa oled eriti rikas või? Ei ole. Ma tegin 3 kuud suvel tööd. No nii. Vaatame seda Võtta, sul oli rohkem või? Tal oli rohkem. Oli või? No, 3 sotti reis. Ei ole üldse paha teenistus. Nii, kus selle Volkswageni omanik? Ei taha näida. Ma ütlesin, ta tuli näoga siuksega reis. Ta oli siukse näoga, et ta teenis kui 6 sotti. Kahju, et see mees ei tulnud, kes ütles 8 sotti teenis. Pane tähele, mees tuleb uuel aastal esimese päeva, paneb teist korda vist kogu aja jooksul minust üle ja see oli tänane öö. Nii, lähen piilume siis. Ma arvan, et Passatil läheb see kõik remonti ära reis. 261. Oota, aga see number on ju kätte, eks ole? See on kassa või? Okei, sealt läheb see 10% maha või? Ma mõtlen... Täna on 10. No vot, sellised teenistused. Poisid. See müüa. See oli müüda. Okei. Mis juhtus? Krokodil ei ole. On? Autole krokodile. Jaa. Sul on või? Jaa. Abi pakkuda. Kellele ma annan? Kellelegi nendele. Tegelikult mehed on nagu häbelikud, nad ei taha siin kaamera ees esineda, aga ütleme ausalt, need mehed ei ole rahul sellise tulemusega, kui päris ausalt öelda. Muidugi osad vaatavad seda sellisena, et kurat nii hirassib, et mõned on 50 euri tunnis teeninud, aga uus aasta ei ole selline aeg, kus teenida lihtsalt 50 eurot. Sellest lähevad ju maksud maha. Te võite rahulikult jagada seda pooleks. Võib-olla isegi sellel puhul teile tundub, et see on palju, aga pange siia juurde veel autoremont, autokulu. Nii et lõppkokkuvõttes teate, see uus aasta ei ole enam see, mis ta kunagi varem oli. Aga jah, sõbrad, ma arvan, et ma veel jätkan. Ma ei tea, kuidas teiste meestega on. Nii et lähme sõitma. Just istusime poistega ja rääkisime, et need... Üks hetk. Just istusime ja rääkisime poistega, et need zombid lähevad nüüd liikvele reis. Ja kohe olidki 2 tükki reis. Vajusid vist hotelli ära. Ei ole midagi hullu. Ei ole minu kliendid reis. Ma juba seal kartsin, et on minu omad reis. Aga jah, ootame nüüd Kaarinit ja kell on 7 hommikul, nii et töö jätkub veel. No nii, sõbrad, kell on 8 hommikul ja ma lõpetan selle aastavahetuse töö. Sõbrad, tulemused, nagu ikka, kuskil siia panen ülesse. Sõbrad, aasta on olnud raske ja ei tea, kas sel aastal jätkame samas vaimus. Ma ei tea, kui tihti mul hakkavad videod välja tulema
kui mõttekas see taksotöö on, eks see näitab nüüd see aasta ja kohe tõenäoliselt ka alguses. Sõbrad, aga ma tänan, et te olite minuga. Ja kui teile meeldis, nagu ikka, like, kui ei meeldinud, dislike ja vajutage ka subscribe. Sõbrad, te olete kõik siin kanalil oodatud. Head uut aastat teile ja järgmise kohtumiseni.